Tervist! Täna on 11. november, Risto Areng Farming kanal. Meil on videodega jäänud väikene paus, sest meil on olnud väga palju toimetamist. Nimelt teisipäeval. Ühesõnaga, ma räägin teile nüüd siis elust ja olust, aga samal ajal ise toidan loomi. Et siis te vaatate, kus mina loomi toimetan ja räägin teile infi lihtsalt. Et teisipäeval me käisime siis kaitsmas oma looma- ja loodusmaja projekti. Seesama maja, mida plaani ma teile rääkisin, näitasin on ju, kahekorruseline hoone, all saal, üleval toad, niimoodi, et puhtalt selle lastelaagrit ja selle eesmärgiga, et me saaks nagu võtta neid lastelaagrit tõsisemalt ette ja ikkagi pakkuda võimalust tänapäeva noortele osalemaks siuksel maakohas, maaelul või kuidas iganes seda peaks ütlema, sest kahjuks on ära kadunud kõik, ei ole, neid on veel, aga on väheks jäänud neid vanaemasid, kus on talus loomad ja kus lapsed saavad suveks minna ja tegelikult osa saada sellest niinimetatud loomamajandusest, loodusest, natuke puhata nutiseadmetest. Ühesõnaga, me arvame, et väga suur ja üllas eesmärk on meie projektil ja ma loodan, et projekti rahastajad näevad seda ka. Seega käisime kaitsmas, meile anti tegelikult ainult 5 minutit aega kaitsta ja 5 minutit oli küsimuste voor. Meil läks seal küll pikemalt, kuidagi aeg läks ja läks, nii on. Õnneks me olime viimased ka ja meil on tegelikult mahult väga suur projekt, sellepärast et meie projekti kogu maksumus on seal kuskil 200, ütleme laias laastus 205 000 on ju, ja raha, mida üldse jagada on projektidele, oli 350 000, 40% peab omaosalus olema, ehk siis nagu tegelikult me küsisime ala 120 000 on ju, et see maja saaks ehitatud. Eks näis, elu näitab. Me arvame, et me teeme õiget asja ja me loodame, et vastus tuleb positiivne. Aga siis läheb see omaosaluse teema, sellest ma rääkisin ka. Ja kui see tuleb, siis me räägime sellest omaosalusest küll ja veel. Aga me kaitsesime selle ära ja tegelikult täna on reede ja täna on see päev, kus tuleb vastus. Täna me saame teada, kas meid toetatakse 60%-ga või mitte. Hoidke pöialt, ma ei tea, mis hetkel tänases päevas see vastus tuleb meile. Loodame, et loodamegi, selles mõttes väga palju usku on meil enda, seepärast, et me teeme nagu oma arust õiget asja ja tegelikult me näeme inimeste pealt ka, et me teeme õiget asja. Ja see kiirendaks meie seda protsessi ja annaks suure hüppe selles mõttes just ka inimestele, et nad saavad varem tulla ja aastaringselt saame avatud olla ja kõik igast muud põnevad. Ühesõnaga, ja nüüd me ootame lihtsalt. Aga tänu sellele on olnud tegelikult sugust tõmblemist oma jagu palju, sellepärast, et esiteks on vaja paberimajandust, on ju, ette valmistada mingid asjad, natuke närvide rahustuseks Savikojas käia, sellepärast, et tegelikult on ka tulemas ju jõulud, on ju, nagu me kõik teame, siis jõulud on see aeg, kus me peame meeles oma armsaid inimesi, kes on meile lähevad korda, kellele me tahame näidata, et nad on meile tähtsad ja seega teeme kingitusi. Ja muidugi, mis võiks olla parem kingitus kui puhas käsitöö, mis on tehtud ka hoole ja armastusega ja eriti veel naturaalsetest materjalidest. Seega ma teen mingi portsu käsitöökruuse või selliseid nagu asju, mis lähevad kingitusteks, mitte nüüd, et ma ise neid kingin, vaid et inimesed saavad ka neid soetada, et oleks niisugune ainulaadsed esemed, et jõulukinke teen ühesõnaga. Seega teil on ka neid võimalik soetada kindlasti, et ma panen kindlasti üles, kui ma neid valmis saan. Ma olen nüüd treinud mõned päevad, et ühesõnaga käin vahepeal Savikojas, toimetan loomadega, loomade toitmine asjad. Nüüd läheb nii vara pimedaks, ma saan aru, et on tegelikult november juba ja peabki vara pimedaks minema, aga lihtsalt hästi soe on, siis tundub nagu nii veider, et nagu teed loomaringi ära ja juba on täiesti hämar, nii et nagu sa ei jõuagi tegelikult niimoodi teha midagi, et ma lähen ehitan. Mu rebase puur seisab täpselt seal kohas, kuhu ma sellega jõudsin, on ju. Ma olen seda natuke ehitanud, aga lihtsalt ongi nii palju muud asjaajamist. On jõululaadad tulekul, me peame nagu kavandama mingid nii palju asjad, kleebiseid, kodulehed, see on nagu sotsmeedia, see on nagu muidugi YouTube, millest kõik sai alguse, mis on nagu tegelikult see, mille peale mul on kõige rohkem süümekaid, et ma ei jõua 2 videot nädalas mõni nädal teha. Sest ma tahaks teha, see on nagu äge, mulle meeldib seda teha. Ja siis kui ma videosid teen, siis ma alati toimetan ka ja see on nagu hea.
ühesõnaga palju asju on käsil, et uuel aastal oleks mingi ülim hüpe, ütleme siis nii. Ja see on lahe, see on väga lahe. Ma praegu veel sisetunne ütleb mulle, et me saame selle toetuse. Eks näis. Kui nad seal võib juhtuda see ka, et nad ütlevad, et nad toetavad ala mingi 20%, aga siis on nagu ei tohi öelda pekkis, aga siis on nagu pekkis seepärast, et meie jaoks see oma osalus 40% juba on nii suur, mis on nagu meie mastaabis, me teeme nagu põlve otsas kõik asju, see tundub juba nii ulmeline. Ma saan aru, et siis tuleb hakata igast asju ajama veel rohkem, aga ma loodan, et me saame selle 60%. Hoiame pöialt, on ja, nii et loodusmaja siit tuleb. Laseme ponid ka välja, ponid toimetavad ja tegutsevad meil tegelikult siin suures aias ja niimoodi, et nad saavadki, me ei pannud siia taha poole karjust ega mitte midagi, seepärast nad saavad siin ringi vabalt tatsata, kuna siin on maa suhteid kuiv, ära nad ei tambi midagi ja rohtu on süüa praegu küll ja veel nii kaua, kuni see otsa saab ja nendel kahel tegelikult ei saagi. Enne kui maa täitsa ära jäetub, et vaatame, kui kaua nukest sooja ilma hoiab, et nii kaua nad saavad vabalt siin ringi toimetada ja süüa puhtaks seda aeda tegelikult, mida me peaksime ise niitma muidu maha. Vot, et ponid toimetavad siin ja on tegusad ja röömsad, et selles mõttes mingid arengud ikka on, et muidugi, lähme vaatame meie söödaruumi ja uue pakenduskeskuse uksi ka. Nimelt on Aivo teinud meile vinged uksed jälle. Tema jaoks väga lihtne kuurjuks, minu jaoks väga ilusuks. Ma olen nüüd mõelnud, ma ei tea, 3 päeva juba, et üks uks on siin, et ma tulen neid värvima, aga lihtsalt ei jõua, täiesti uskumatu ja mul on nii piinlik öelda, et ma olen värvimata veel, aga ma tean, et ma ei jõua täna ka. Aga nädalavahetus ilus ilmaga pidi ees olema, nii et ma saan tulla neid värvima. Ehk siis enne suurt vihma kindlasti ära imutada korralikult, et ei tekiks seda probleemi, et nad paisuksid siin kuidagi väga hullusti. Ja siis muidugi saab iluliistuda, et panna, aga uksed on ees ja see on väga tähtis osa. Muidugi venisid meil siin siia poole ja sinna poole, nagu kõik asjad venivad. Mul on tunne, et kõik asjad venivad, kuigi kui me võtame seda, et umbes aastat tagasi me arutasime, et kas me hakkame tegema seda suuremalt või teeme lihtsalt pulli pärast, on ja. Ehk siis me nagu mõtlesime, mis me sinna suurde aeda teeme ja tegelikult ei olnud see nagu, oli aasta. Ma ei tea, ühesõnaga, see on nagu tegelikult kasvanud meeletu kiirusega, kui nii vaadata. Niimoodi, et me teeme nagu seda siin, mina ehitan, Mirja toimetab loomi, et see on kasvanud meeletu kiirusega ja me ei tohi seda ära unustada, et tegelikult me oleme tublid. Seepärast, et kui ise ennast ei kiida, siis ei kiida keegi teine ka, on ja. Ehk siis ei tohi ise unustada, et me oleme tublid tegelikult ja kui me suudame aastaga areneda nii palju omade vahenditega, mis siis juhtub veel, kui me saame mingit rahastust ja me saame areneda veel kiiremini, sest tahtmist ja jõudu meil on hämmastavalt palju. Ma isegi vahel imestan. Ja kui ma hakkan seda ära unustama, siis ma vaatame enda videot ja siis ma näen, et tegelikult mul on endukad küll ja veel. On ja? Tõin sai hakkama. Pahapulinad karjuvad. Ühesõnaga, rebasepuur. Siis rebasepuuri kõrgus tuleb 2,05 pluss vundament. Ehk siis selleks me peame saagima kõik vahepostid. No saame järjest valmis. Vahepostid tulevad 1,95 ainult, sest rebasepuuri teeme võrgust, mitte sellest, mis on makeenapuur ja see, kus rebased praegu on, sest sealt ei näe läbi ja kuna rebane on ikkagi piisavalt suur loom, et see ruut võiks olla suurem, siis me peame ostma 5x5 silmaga võrgurulli, mis ei ole küll odav, aga kui me võtame suures plaanis, siis et nad paistaksid paremini välja ja ma ei hakka seda kohe uuesti tegema, siis ta võiks olla parem. Lihtsalt, et teeme nii hästi, kui saame. Selleks me siis teeme praegu, ma kohe möödan ära selle kõrguse, lõikan ühe klotsi, et ma saan siin alla toetada selle ja siis hakkame pihta, saamegi kõik, ma ei tea, kas just kõik, aga see on 9 sentimeetrit ühe klotsi siin alla, see on 10, eks ole. Tegelikult võiks siis nii pidi panna 9, saime siis jupi maha. Ühesõnaga 9 sentimeetrit jupi ja paneme siin alla, aga üldplaanis me saame siis välja kõik need püstised talad, nii palju kui ma suudan välja arvutada, palju neid praegu vaja läheb, aga neid ikka läheb oma jagu.
paarkümmend tükki küll. Nii, rebase puuri 2 külge, raamid on koos. Ta on siis, oota ma ütlen, 481 on see mööd, mis ta on nii pikk. Okei, tegelikult pikk ja lai natukene erinev, sest teisele poolde tuleb siis 5-10, eks ole. Ei, täpselt 5 tulebki, 5 korda 480, et siis tuleb 10 senti juurde. Ehk siis tegelikult üpris suur puur, korralik lahmakas. Seekord ma teen seda kuivast materjalist, seega natuke on need prussid kõverad, tahab natuke rohkem vaeva, et neid painutada sirgeks. Aga üldplaanis 2 raami on koos, 2 on veel kokku panna ja siis saaks hakata neid püsti ajama. Ja siis tuleb vedada muidugi kivid siia. See kivide vedamine on niisugune, et kõigepealt raami nagu enam tagumist püsti, vundamendi järgi siis on loodimine, kivid alla, et saaks loodi. Ja siis kui kivid on alla, siis ma panen sinna vahele segu, et see on niisugune, tuleb kiviraam täpselt samamoodi nagu ninakarude puuril oli kivivundament pärast segu vahele, pärast on väga tummine tuuga, väga mõnus, et no, nii kerge ehitised, et ega seal nagu selles mõttes raskust peal väga ei ole. Aga see tuleb suurem, see tuleb veel suurem kui ninakaru oodan nüüd. Mõttes väga võimas, väga lahe. Ja kolmapäeval käis külas mul üks videofänn, üks väga tore poiss, noormees, teadis täpselt kõike videodest muidugi jälgib ja väga suur linnu looma huviline ja tema oli minul külas vist ikka 3 tundi, võib-olla siin natuke rohkem, ma täpselt ei tea, ei vaadanud kella, aga käis täiesti lihtsalt niinimetatud töövarjuks, ehk siis käis minu tegemistega kaasas. Ta tuli niimoodi, et ma olin savikojas, sai natukene käed saviseks teha, siis tuli minuga siia minu koju kaasa, tallu ja siis tegime loomaringid, otsime kõik see, mida ma siin täna teen. Käisime loomaring kaasa, tema sai loomi toita, katsuda, vaadata, kuidas see elu päriselt siin on. Ma saan aru, et on hooajaväline täiesti see olukord, aga temale pakkus see väga suurt rõõmu. Selles mõttes suvel on toimetamist väga palju rohkem, aga niisugune täiesti individuaalne olemine oli siis, et sünnipäeva puhul tehti talle selline üllatus siis vanemate poolt, et väga äge, ma loodan, et ta ei rahule, nii et väga tore, et sa käisid. Vot, ma arvan, et tõmbangi otsad kokku. See video on niisugune ülevaade, mis me vahepeal teinud oleme, sest ma ei jõua praegu tõesti kahjuks ehitada või mingisugust asju teha, vahel tahaks närvide rahustuseks, aga praegu on see pingeline aeg, kus on paberimajandus, kus on ootusärevus, mis saab edasi. Loodame, et meil läheb hästi, hoidke meile pöialt. 17. november on minul sünnipäev, ma arvan, et ma üritan teha 17. õhtul YouTube laivi lihtsalt selle raames. Kes tahab, see vaatab, kes tahab, see ei vaata. Aga igastahes see tuleb lihtsalt stuudios, räägin juttu, saate küsida küsimusi laivis ja vaatame, mis saab. Et lihtsalt sügennaks nunnu, et midagi sünnipäeva puhul ka. Aga kellaaega ma täpsustan, eks näis. Teie olge tublid, share'ige, like, jagage, näeme järgmine video ja olge mõnusad, on ja. Tšau!